Täna kirjutan ma ideaalse stsenaariumi. Siin on kõik olemas, viimse detailini. Eksteriöör, Raekoja plats, öö. Oota, aga kust see valgus võetakse? Raekoja plats kinni panna. Turistid, restoranid, see lollakas rong. Ma sellel on mingi kelluke ka küljes raudstanud, kes selle heli pärast kokku lõikab. Eksteriöör, meie kliimas. Pilv, päike, vihm, lörts, lennukid. Interiöör, odavüürikorter, päev. Mees, 40-aastane. Kes see võiks olla? Õigemest, Andi. Uukivi. Kallis. Ja need uued näitlejate liidu tariifid. Tudengi neiu. Jõukast perest, aga usin taaskasutaja, tõeline ökoaktivist. Isegi arvuti on selline tüüpiline, nagu ühel tudengil on. No ka näiteks Lavaka ja Viljandi näitlejatudengitel on sellised arvutid. Nii et ta saab vabalt enda omaga võttele tulla. Tal on sõbranna ka, kursaõde, kellel on sünnipäev. Pidu oli eile. Toas on veel taarat näha, viimased külalised on just lahkunud. Istuvad nüüd kahekesi toas. Kui järsku kostab õuest kohutav pauk. Tüdrukud kiirustavad, et vaadata aknast välja, aga meie ei näe, mida nemad näevad. Kaamera püsib täielikult tüdrukute nägudel. Nende näod on täis õudu. Väljas on toimunud suur autoavarii. Mitmed nende sõbrad on raskelt viga saanud. Ja meie vaatajatena saame sellest aru, sest üks tüdruk ütleb seda. Issand! Marko sõitis istuma ülikooli Lexusega praegu vastu puud. See puu kukkus autole peale. Ja nüüd tuleb tuletõrje, politsei, kiirabi, kõik, aga autost lekib kütust. Nüüd toimus uus plahvatus. Oi, milline raiskamine. Vaata, ja nüüd tuleb veel inimesi juurde uudis. Väga hea. Jaa. Tervitus, härra. Kuule, lõpuks ometi üks tehtav tekst. Super. Nüüd lähme võimalusel siis kohe võttesse, aga üks asi on küll vaja ära muuta. Jaa. Et muuda ära see, et odav üürikorter, et see on hoopis koridor telemajas. Vaata, mis teha annab. Ja selle isa rolli, selle sa teed ka ise ära. On nii. Jaa, võin teha, aga selle eest on see eraldi tasu, eks ole. Okei. Teismelised telemaja koridoris.